ära valitud koiliblikas, sul oli üürike au sündida ja hängida mu kuivainete kapis Eesti ökojahu sees. Ilgev vedamine, ma ütlen. Vaevalt muus maas ja keeles oleks sul avanenud võimalus pääseda parematele jahumaadele. Ja ma jätkan lendavate objektidega. Järgmine luuletus on lendavast sitast ja sotsiaalsest ebavõrdsusest. Kajakaid põhimõtteliselt ei huvita, kui kallis auto sul on. Vist minult nad seda õppinud. Tulin eile hommikul või eile õhtul folgilt ära. See luuletus sobib sinna. Jõin eile õhtul absinthi, sai mitu trimbatud pinki. Nüüd meenutan rohevinki ja ridad üritan printi. Ja teine luuletus on mälestusluuletus kuupäevadega 24. märts 1919, 22. veebruar 2021. Lawrence Ferlinghetti olevat surnud, räägitakse, kuskil seal Friscos. Juba üleeilsest saadik täiesti surnud, aga meil ei räägita sellest silpigi. Meil on ju vabariigi 103. pidupäev, tühja siis ühest Ferlinghetist. Kuigi too vana elas peaaegu sama vanaks kui meie Eesti. Märtsis saanuks Lawrence 102-seks ja ta võinuks veel mõned luuletused kirjutada. Tühja. Ta kirjutas rohkem kui 50 luuleraamatut ja esitas neid džässmuusikute saartel. Kunagi nooruses oli ta beatnik. Aga nüüd on see viimnegi tõeline beatnik. Ameerika luuletaja surnud, mis surnud. Loodetavasti võis ta enne kõrvade pea alla panemist teada saada, et kuskil Metsikus idas saab lõpuks ometi eesti keeles lugeda tema loomingut. Et Piit pole surnud, et kuullused piitnike surmast on alusetud. Aga tõesti, Ferlinghetti on läinud ja mul on tunne, et minagi olen surnud, täiesti surnud ja mu meeled ei liiguta enam koibagi lunapargis. Kas keegi võtaks üle, mul ei ole masinavärk käima pandud. Oodake veidi. Selene vabanemine, turm hingeks. Selliste tulemuste saavutamise nimel oli ta valmis ohverdama oma niinimetatud au ja selle kartuse värina, et siis, kui suguakti viimane higitilk oli langenud eelmiste armastuste magatatud linadele, ei peaks ta oma näotusele otsa vaatama. Sest mis sellest, et väline, see fassaad, polnud nõudnud maailmalt oma toretsevat kaotusvalu, ema pidi olema oma eneseväe ja paljulisuse ühtne kuningriik. Kui veenide kaetud nahkne tunne teda jalgade vahele tabas, kattis ta oma vaos hoitused enesekindluse läbipaistva linaga. Selle õrnuses pidas ta kinni oma lubadustele, mitte kunagi alluda. Ei ühegi valekandja habemiku ega turvise murdja meelitustele, ei ühegi teadja mehe hurmale, ei ühegi haigestuja appi hüüule. Tema kodu oli südametuse ja pidetuse hall ala, fikseerimatuse kuldne paradiis, definitsioonideta ja allilma rahule vandeks, leegitseva mõõga ja mööda mädarada itkenud kobeläänide vahvusega kandis ta oma hinge. Kui see, mis varjust valgemaks sai, polnud küsinud,
muutuse hinda, muutnud siiski ja kaisutanud enese vigade veatust. Nõnda tundis Selene, kui ühtis teise mehega seal eelmiste armastuste magatatud linade vahel, kuhu suguakti viimane higitilk oli langenud. Teate küll. No, inimesed kipuvad ära surema, eriti kui nad joovad päevas mitu liitrit kanget alkoholi. Ja hea sõber Andres Rõhu otsustas surra teatud viisil ja ta oli üks parimaid raamatukujundajaid, keda ma tean ja keda on üldse võimalik ette kujutada, aga ta oli ka väga hea luuletaja, kes on kuulanud luuleraadiot, ehk on ka temast midagi teada saanud, aga palju tema loomingut on jäänud, kes teab kuhu. Aga no see ikka asi, et meil siin seltskonnas on palju vargaid, kes ikka võõrast kunsti vahepeal tuuri panevad, siis olen minagi seda teinud ja kunagi ma varastasin ära ühe Andres Rõhu luuletuse põhimotiivi. Andres Rõhu luuletus. Plää ma tundsin ja plää ma mõtlesin ja plää liblikas ja ongi kogu lugu. Et see oli umbes nii see Rõhu luuletus käis, aga võib arvata, et minu toimetaja hing seal ikkagi nagu lahkas seda natuke, aga mõte, ma loodan, jõudis kohale. Et seda tüüpi luulet siin täna on vähe, aga vajadus sellise jama järgi on üüratu. Uus suhe. Mulle hakkas üks särk nii meeldima, et panin ta teist korda selga. Jeesus miljoni vaese maal, kes külapoe trepil, kes bussipeatuse pingil, kes läbi vihmavaarudes, kes teleka valguses kustudes, miljon otsustavat vaest on teinud oma valiku. See valik on lõplik ja ei kuulu edasi kaebamisele. Palgata töö, sisutu jutt, suhkruta mürk, aarialasteta Euroopa, jumalata kristlus. Jumalata kristlus on kõva kaubamärk. Jumalata kristlus on ainult naelad ja haamer ja valu. Aitäh! Ridu ja ridu, liiga palju tähtsat võib mahtuda paberile raamatu formaati. Kõik linnad juhivad kaugemale keskpunktist. Pulss lööb oma soodu ja kontrollimatult nagu haigel. Võtad rohtu ja ootad, maanteedel aeg on siiani kannatlik ja leebe. Kõik teed viivad kaugemale kodust, mõtted muutuvad kergeks ning tuul viib nad minema. Ükskord on aeg surra, vereringe muutub kõigi maanteede osaks. Tolm katab puudrikihi, vihm joonistab sellele mustreid. Lakk-küüntel praguneb, ripsme dušist saavad tundmatus keeles kirjaread põskedel. Riided kuluvad läbipaistvaks ja kukuvad maha esimese valjema tuule hoo peale. Aastaid end eksitada, valele teele juhtida lubanud, seda palunud ja selle eest maksnud. Nii vist tunnen ennast nõutult. Äratuskell tiriseb järele jätmata. Temast ennast lahti raputada, teda endast lahti raputada, kuni patarei saab tühjaks. Lõpuks tundub maailm nähtav puhastatud. Nüüd on need siis tõelised, ka mitte eksisteerimine, tühemik seal, kus võiks olla või kunagi oli maja, inimene, mingi ta näo järgi loodud olend. Su keha jäädvustab mu kodusolekud ja lahkumised ning kui siin keegi teine käib, siis kasutab ta minu teksti, mida mõelnud olen unetutel öödel, jõe aeglase loksumise saatel, liikumatu vee ellu äratamiseks üles otsinud need samad sõnad, millega sind võõrad kõnetavad, nii et see sul kunagi meelest ei lähe. Ürask siksakis,
mu koore ära uuris. Nüüd on kohal rähn. 17 vähki õhta ühe korraga magama heidab. Saatuse sõrmel kadunud kübar täiega, elulõng pingal. Võiks ju tuua kuugi Apolloga su kätte, linnud ikka teel. Õhumüüjatel tuulikud püsitatud rannaliivale. Sinu sängis me kolmekesi lebame, sina, mina, kuu. Sinu sängis me kahekesi lebame, sina, mina, kuu. Üks on Mark Soosaarele. Piinjalat torgib auke pilvelaotusse, vigalas veel jõul. Sinimust valgel pronkssõduri kiivri sees, linnukesel pesa. Perno Vannetü aastat 3 taga kohe Ljaden jäärikuu. Jämejala park, lakkamata sisädin, üksildane kraaks. Õhtane sumu, konnakrooks tiigirohes, veel sääske ühtki. Kes krabalaukaid kaevun tare laut küün, veljekstel voidkal. Nagu haiku Jan Märjamaalt, aga liiguks edasi. Meil on veel kohti, kes lugeda. Mul on täna silmad värvimata. See tähendab, et töökaaslane ei tunne mind koridoris ära ja kui paljastan oma identiteedi, küsib, kas olen haige. Ühtlasi ei peeta minu kohalolu koosolekul seekord vajalikuks. Lõunal unustab ettekandja restoranis mu tellimuse. Kirjanikust sõber ei pane mind raamatusse kirja, mis siis, et olen selle toimetanud. Mul on silmad värvimata. Koerad hakkavad mind nähes haukuma, beebid nutma, emad võtavad lastel tugevamini käest kinni. Kodutud ei taha mu raha, LHV mehed ei küsi pensionisammaste kohta, bussijuht ei ütle, mis peatusse sõidab. Kui lähen poodi, ei anna müüa 10 raha tagasi, isegi kui ostan ainult õuna ja pakinätsu värvimata silmadega. Täna on jah päev, kus autojuhid ei lase mind üle tee, isegi rohelise tulega.
kimun piipu, tõmban triipu, süstin veeni, hallutsinoogeeni, vahel seeni, süüa meeldib, LSD-d ja teisi peeni, narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Aga muidu ma olen korralik kodanik, näiteks pileti komposteerin ära, nii umbes korra aastas, kui kontrolli on näha. Olen mõõduka eluviisiga ja keelatud aineid ei tarbi. Mitte kunagi, liiga palju. Hasartmängu sõltlane ma ka ei ole. No need mõned eurid läksid selleks, et oleks lihtsalt tore. Olen riigile kuulekas ja politseiga ei vaidle. Mitte kunagi, kui ma olen kaine. Olen täitsa tavaline inimene, kelle esmaspäev on siin. Aitäh! Tunneli lõpus roheline tuli vilgub. Olen viimase minuti inimene. Enam-vähem jõuan ikka oma töödesse ja kohtumistesse, aga vahel napilt ei jõua ka. Tunneli lõpus roheline vilgub. Ma pakun, et oma matuselegi võin suht napilt jõuda. Kuna midagi päris ära pole minu pärast jäänud, siis arvan, et pole hullu, kui pisut hilinen. Täna on selline mälestamiste saaga tekkinud, et meenutasime hea sõnaga rõhut. Nüüd meenutan hea sõnaga teist head luuletajat. Haare. Minu meelest Marko Mägi on pühak. Minu meelest Marko Mägi on ühe jalaga taevas. Kui ma vaatan Markot, siis ma ei näe peale taeva ja maa mitte midagi. Ja umbes samal teemal jätkub. Gravitatsioon. Gravitatsioon on maha käinud. Patareid hakkavad vist tühjaks saama. Kui gravitatsioon käib maha, siis tükati on hetki, kus hüppikluku programm hakkib. Suval hetkel jääd sa õhku rippuma. Näed, et all inimesed toimetavad, sebivad. Kus nad küll seda gravitatsiooni asja hangivad? Selverist või säästust? Nüüd vidutan silmi ja näen, et pole seal keegi nii ülemäära õnnelik oma varude otsas. Mina ja maapind peaks neid kuidagi seostama. Kaks eokat suudlesid ennast unustavalt Tartu-Võru maantee otsas pöidlad püsti. Kõik Võrust Tartu poole sõitvad masinad andsid signaali. Ükski Tartust Võru suunas liikuv veok ei peatunud andes signaali. Ühmas neiu. Võttis komandöril käest, tiris võssa. Võpsiku seostati esikpoeg, kõrvus mööduvate sõiduvahendite lakkamatu tuututamine. See oli varsti 40 aastat tagasi. Aga see on praegu. Nii see on mu arm, katuselt kukkuv lumi, rippuvad rinnad. Nii see on mu arm, kelguga liumest alla, puusagumäärus. Nii see on mu arm, keel vastu härmas linki kintsude mettas. Rätsepa istmes keset põrandat istun su reite vahel keel nõelumas naudingut häbememokkadele. O naine, sina katsu olla õnnelik sellegi üle. Mina ei ole. Pehme hobu mu pükstes ei lase traavi, Hispaania kärbes on Eestis ammu hävinud. Paise leht paisub kiimaliselt kevadel, mu kabi mitte. O naine, sulle kingingi varsakabja rahuldusega.
Eestlaste vannitoad ei käi seestpoolt korralikult kinni. Uks on niiskusest tursunud, lukku või haaki ei ole. Jälgedest uksepiidal jääb mulje, nagu oleks ust püütud lõhkuda. Tähtede järgi, aga tema ei mõtle neid tähti, läheb elu. Ta ei mõtle taevast, elab kõrges majas mõtlemata neid ning oma surnuid ta ei nimetagi teisiti kui ainult väga lähedasteks inimesteks. Kuidas on sinuga, kas sulle makstakse sama palka? Vagunid veerevad piirilinna poole või makstakse protsent? On sul unistusi, tahab teada ta, ning vagunid endiselt veerevad piirilinna. Olen seal sündinud, elanud poole elust, seal polegi muud peale 100-aastaste vahtrapuude, paljaste okste ja vettinud lehtede. Surm ise on selles paigas alati olemas. Surm ise on mulle andnud lõunatunni. Me kumbki pole suuremad sööjad. Surm ise jutustab selle koha lugu ja mis siin tuleb teha minul. Ei ole eriti tähtis. Keelepeksu kuulata ja kohal olla, kui sa segad kokku oma kohutavalt mürgiseid vedelikke, kustutatud tuledega ruumis. Palju ma selle eest palka saan? Kas mu kaotsi läinud kiri jõuab ükskord Jumalani? Oma käed pesen puhtaks odava värvitu viinaga, sulle ju lubasin rajada suure linna. Ehitan sinu sarnase inimnäolise täiesti elamiskõlbmatu linna. Asustan selle linna ainult sinuga, keda seal ometi pole. Iga päev loed siis mu kirju, mida ma sulle ei saada. Kirjeldan nägemust elust, mida omaette ja teadmatusest täide viin, rääkides ühe korraga enese poolt ja vastu, mõistes end süüdi ja süütuks. Kas sul on andmeid ka selle kohta, mida sa ei oska nimetada? Rohkem raamatuid, kui lugeda jõuad. Vastus ka siis, kui sinult ei küsita, kas tahad tulevikust rääkida. Milline on sinu meetod? Täna ja täna argumenteerida ja ümber lükata. Näita mulle mõni sügav koht, kui tahan uppuda. Rüütel Aspuse eleegia ehk võlukepike. Ma tahan proovida midagi uut. Ja ta tõmbas tema käe enda ligi, vaatas sügavalt silma, kattis enda tõelisust selle sama kire tulisusega. Silmades peegeldus noormehe hägune vaim, kui need sõrmed olid märkamatult leidnud end Naisejärve leigetest vetest. Udutajate kolleegiumi viimane tempel punasel vahal, naise näo ja armust tingitud hurma vahel, navigeerinud ideede faksimilaator, sest miks ka mitte filtreerida tõde kellelegi. Peale rindade ringmängu küll eest, küll tagant. Seda nende kahe linna vahel oli lootusetult läbi, peetub parajaks ja auasjast kaugel. Nõnda neis ainult erutatud ninadele, et sitast on saia tehtud. Sealpool keerulist olukorda, enda poolt keeruliseks muudetud, astus talveaeda mõnusaks kepiks üks paine. Hingevalus ja roojatu, kuid siiski naine. See on veel vabatahtlikke, valmistage, muidu viin minema selle siit. Villu ja muude selliste võitlused. Vapper Villu võitles Eesti rahva ja Eesti metsa vastu vahvasti. Ustav Ülo võitles Eesti rahva ja Eesti metsa vastu vahvasti. Kartmatu Meelis võitles Eesti rahva ja Eesti metsa vastu peaaegu sama vahvalt. Noia Lembitu, kõigi Maarjamaa vabadusvõitlejate ema, kaotas küll pea, aga Eesti mets sai tema käest ikka haledalt kotti ka. Mis siin enam? No jah. Isamaalise luule lainel, ega siin palju neid isamaalise luule tegijaid enam järgi ei ole jäänud. Eesti fekaal ja Eesti genitaal. Mina teid ei lahuta, ei suuda. Teie abielu ise teate. Ja väike kõrvale põige lähiminevikku.
soldatid tulid küüditama. Üks minu tädidest viidi ära. Me isaga kustutasime tule ja vaatasime kardinate vahelt. Olime hästi vaikselt, rubiin sõrmus. Isa oli tuntud kõnemees, väga tark seminarist, pidas koosolekutel kõnesid. Kui sõdurid ära läksid, esines isa kardina varjus sosinal. Ta ütles mulle kõrva sisse ilusaid sõnu. Pärlikee on lill, on vaim, on hing, on headus. On õnn, on ilu, on liblikas, on pojeng. On roos, on okasroos, on orjavits, on kibusk, on hauaküüdis. On ingel. On kindel, et tädi jääb Siberisse ja ei tule enam kunagi tagasi mulle okke. Isa mõttetarkus oli veel ilusam kui sõdurite vööpandlad. Sellepärast saigi minust hiljem kirjanik. Järgmine ohver. Lähme edasi. Õhtul olete kõik oodatud kell 10 Kuumooni aeda. Kuninga 32, kus kõik need kirjanikud ja lisaks ka tantsijad ja heliloojad osalevad kirjanduslikul kabareel, nagu ka teie. Kell 7 võid tulla ka samas Kuumoonis lavaluula võistlus Pärnu Pramm raamidest välja 2. Nagu Eesti luule. Täna oma värske elutöö katalogiga, siis üks tema originaal aiheseid ka esitleda teile ja mis pealkiri võib ikka olla, pealkiri on üks, vastus on Alletoia. Ja nüüd üks väga tõsine mees, kes on Mart Toomast, aga väga hea käega ja päris huvitava nägemisega. Ta teeb nii loodusfotot kui ka fotograafika. Ja võib-olla ma just tähelepanu nendele kahele tööle, mis on tegelikult Pärnu linnavaade. Need on konkreetsed Pärnu linnavaated, konkreetsetes kohtades, konkreetsetes majades, aga mis juhtub tänapäeva digifotograafias, kõik meie elu muudetakse piksliteks ja nii on saanud nendest majadest pikseldatud siin midagi juba graafika. toimub tegelikult, aga Et olla poliitkorrektne, siis järgmisena tahan tutvustada veel USA, kes on samuti omapärase käekirjaga ja tema väike ekspositsioon asub siin. Ma loodan, et kõik on seda jõudnud juba näha ja tutvuda tema käekirjaga ja ta on ka hästi tubli kunstnik ja ema, kes mõtleb hästi palju lastele ja on kokku pannud, koostanud, joonistanud päris mitu lasteraamatut. Ja kes veel kiire on, sellel on võimalik veel omale üks raamat omandada. Ja siis on siin mõned pildid, mis on siis niinimetatud fotodokumentatsioon, mis on sündmustest, performance'itest, happeningidest, mis on ka toimunud Pärnu linnagaleriis või linnagalerii kunstmaja hoovis. Ma saan aru küll, et Kivisildik on mitte suitsetajatele palutakse lahkuda ja teistel vaikida. Kärsituks ja ma annan nüüd mikrofoni edasi Androle, ehk tahab midagi veel lisada? Mina arvan, et need Pärnu kunstnikud on ühe tugeva aplausi ära teeninud.
unustasin ära, kes see natukene nurga taha, kes on Jan-Leo Grau ja no võiks öelda suhteliselt uustulnud Pärnu kunstimaailmas, aga ka jälle sellise omapärase ja huvitava käekirja. Aitäh Pärnu linnagalerile osalemast ja suur aplaus palun! Raamid tutvustavad ennast ise. Ma lähen siia nurga taha, sest siin on nagu hämar ja siis ma näen vähemalt midagi lugeda. See on tekst, mis on ka seal nurga taga selle iseseisvuskaar või mis pagana tema nimi on, selle juures. On kirjas, aga see on siis, kõlab niimoodi. Rattarommus kõrisevad helmed, meditsiinilised taskutoppijad, takutoppijad. Nende hääl läks minema. Ei läinud. Ääre peal naerdan hää. Jäänuklikku, päänukku, pääsukk. On päämäär, jääär, sääl jääl, koos hääl. Mädarõigas, läbini võigas, hõikas. Jääme hääl hakkas sulama. Ulaka koose oksade peal. Undruk. Kut vahetab orav. Undruk uue vastu, äärmiselt uue vastu. Või poolt. Undja, sulalundja, sulandlundja. Kui poleks pundund need huuled, kas kuuled seda kaja? Mida vaja, pole saja vaktsiini jaoks, keskel taoks, mõõgad atradeks. Ära vatra, eks, meie kodust, mille latva sasib tuul, igavesti vaibumatu tõmbtuul, kus austusest oma naise vastu põrand veel tõmbamata ja särgile nööb ette õmblemata. Seepärast laulab tundmatu partei. Me lähme rookist leikama. Keset seda süürises hetkes, kus on suu ja jää. Nende rind pole ealis surutud häbisse ehk häppi, läbisse ehk läppi, käbisse ehk käppi, täbisse ehk täppi, näbisse ehk näppi, säbisse ehk säppi. Ilus on olla ilmalla, kilus on olla kilmalla, vilus on olla vilmalla. Pilus on olla tilmalla, pilus on olla pilmalla, olla. Kõik. Taskus mudin, kuivand vormileivapuru, lapsepõlv ja viglasõu. Aga kuidas teie mängust välja saate? Ukka, mina, prii, tsurr või mis? Jah, kuidas teie vastu peate?
ja hakkama saate, kui mäng venib pikale ja muutub haiglaselt pingeliseks, välja kannatamatult tiibiks. Kui tundub, et vastu ja hakkama pole enam abikõlbulikud. Ma ei tea. Öelge uka, aga mina panen kammi suhu. Jätkame juriidilistel teemadel. Õiguskantsler võttis kogu aeg tööd koju kaasa. Kilekottidega tassis õigust koju. Üks päev ei piisanud kontoritundidest, et nurki maha viilida. Kilekott läks katki kodutrepil ja kogu maailm sai õigust täis. Mind ei huvita kantsleri rakkuskäed ega purunenud kandilised õigustooted ega ka maailm. Tahaks kilekotiga ühe intervjuu teha. Hing nii pahupidi pöörat, siin ma seisan teid ees. Sõbrad, tuttavad ja võõrad, justkui tähtis teadma mees, mõttepätsist riime nüsin, annan võmmu kuplale, ise kibeledes küsin, osundades tuklale, kas ei oleks aeg sul tulla välja Eesti koobastest, prõmmida üks lahe lulla, saada nii eurooplaseks, prõmmida üks lahe lulla, jääda eestimaalaseks, kauni emakeele kulla, hõbevalgeks kaaslaseks. Ja teine luuletus on veebruaris kirjutatud, siis on palju igasugust tähtpäevi. Veebruar kepib. Veebruar kepib. Osad apteegist küünlaid, Tartu Rohuju, topid need tagumikku, ikka komu kiheleb. Veebruar kepib. Määrid Voltareeniga luuvalu päeval, logisevaid liigeseid, ikka voodis pikali. Veebruar kepib, kribad sõbra seinale, Valentin, vahva Valentin, saab näoraamatu keelu, ikka 30 päeva. Veebruar kepib, kriisiaja sünnipäev, ikka süstita, pingviini paraadita ja tikuvõileib ninas. Poja ütleb, et issi, ära enam köögis raadiot kuule. Viskame selle raadio üldse ära, see ei ole sulle hea. Ja ära enam USA uudiseid ka vaata, ega Eesti omi. Tegelikult laps on sul õigus. Ma tõesti ei tea, miks fentanüül on täna keelatud ja poliitikast rääkimine lubatud, kuigi ilmselgelt peab see tervisele ilmselgelt halvemini mõjuma. Poeetide põrgu. Uus telesaade, iga nädal luuletajad teevad rahvale nalja, kirjutavad sonetipärga või rengat või veetakse neid rabasse, ussidele ja vapsikutele pureda, et neid loodusluuletust kirjutama sundida. Nende vahel puhkevad intriigid, armulood, Rimbaud pääl, Verlaine all, Verlaine pääl, Rimbaud all ja iga nädal hääletavad televaatajad ühe poeedi välja. Pisarad ja karjed, enesetapud ja hüvasti jätukirjad. Muidugi pole produtsendil tegelikult südant öelda, et keegi seda saadet ei vaata, sellepärast elavad nad seal tühjade silmadega kaamerat ees, loomastununa, poeeme kirjutades veel kaua-kaua, umbes täpselt nii kaua, kuni alkohol otsa saab. Nälja. Ei. Ma reedin ära kõik. Nii? Minu nimi on Jüri. Ja mul on hea meel teid näha. Ja ma sündisin Jõhvis 76. Kas sa ikka näeb meid või? Ei. Hea meel teid näha. Aga mul on hea meel selle üle, et sellised asjad toimuvad, kus Gustavs käib püksid. Vanad mehed, kus võivad püksid? Ma näen, see on ka püksid.
jah, ma tahan väga asjalikult rääkida. Ma tahan rääkida sellest. Ei tule välja enam. Ei, ma tahan. Ei. Ja, ma räägin sellest, mis on üldse tähtis. Kui Andra Orm teeb, organiseerib. Kunagi me tegime, mina olin ka, ma tegime kaljukindlalt Kiviüske kaugusel. Tead, see ei ole üldse hea luuletus. Praegu on luuletuste lugemise voor ja sul on nagu kõige viletsam luuletus, see pole sinu vääriline. Mine kurat perse. Paraku on lõppenud, algab vaba aeg, nautige seda, ilm on ilus. Ära rebi. Tahad kakeda või? Mina olen minust parem. Ole hea, lõpeta see jama ära. Nii? See on nõme, mis sa teed siin. Siin on tegelikult üks teine asi käsi. Noh, aga kes on arvamus? Sina ei arva sittagi. Tätä lõimi. Mitä peab? Mitä on kuradi? Löön kuradi mehe maha. Ja tuli mulle kunagi peaga lööma siitä peab. Ära tee seda kunagi. Ja sure. Koha peal. Ta kurat lõigis mind peaga. Pille, elektroonikat, videoprojektsioone, igasuguseid graafilisi ja multimeediateoseid kokku panduna kirjanduslikuks kabareeks saate näha õhtul Kuumoonis, mis on Kuninga 32. Et tulge sinna ja seal äkki, see on hoia sees, et võib-olla me saame seal kuidagi hoida seda asja ohjes, aga muidu lahe. Ikkagi elu on sees kunsti Wikil. Ja siis ei, me ei lõpetagi, meil on siin palju asju veel. Et esitlen teile Märjamaalt haikumeistrit Janni. Kunstirahvas võib-olla teab teda ka, sest ta on minu teada ka kunstnik. Ja Jannil on väga head haikud. Loe ilusti lähedalt mikrist sisse, siis jõuab ajude vahele. Pelgan teda veidi. Oled käepide, sina oled jatagan, siidist kottpüksid. Hüva sõbramees, pinguta palju tahad, parem kui paha. Asfaldil peatus, uutamaks oma autot, kärnkonna preelna. Päiksesse veendus hele puhkenud Cessna ja mõnigi parts. Ja on hingesi maa peal ju põrmudest tunduvalt enam. Puhise vihur, paljudel paksud seinad, tuuleveskid muid. Vihmas meist osa naurab, laulab ja tantsib. Mõned märguvad. Meid on jäetud seia ilma, et me teineteisega kokku soaks. Õhe lumevaip saab koidikuks tallatud jäiseks parketiks. Asfaldil rehvid
hävinud ridade kaupa kummikriuksusi. Olgu siis tänab viimne päev meil igal ja nii iga päev. Pimedus saab valgeks. Pošuli. Sureva taeva ja mehe vahel on naine. Seesama näilikkus, milles kastetud kõik hoomamatused, ükskõiksus paratamatu, pahviks löödud inimtõug, inglite äratajast salajaste kunstide viljeleja. Möödaniku meenutustes kallimate figuurid, näod kõigil kuklasse, südamed jäätuvates pihkudes. Teil seal kaugel pole vist vajadust pista end väiksemasse vormi. Pandemoonium kulunud väljenditest umbes taas puudutavad nad mind siit ja sealt poolt. Molekulaarne püsimatus vannub jumaluste taoliseks, et vägi saaks välja. Elemendid puhastage, et manitsuste taga võiks näha tõelise hoolivuse ja haavatavuse inglipead. Sõnad, mis kaitsevad ja sõnad, mis ravivad ja need teised, mis joobnute huultel ei maga, saanud uute palvuste pealseks. Valge puu, mille all kord sündisin, näinud paremaid päevi, eluöö lõpul seadnud keeldudest hoolimata samme, neid samu samme kodu poole. Akendest vaatasid su silmad, ühise taeva ja maa poole, kallimate rõõmud ja kurbused vahetanud ürpe ja sellest polnudki nii kahju. Ma olin sinu ja sina minu, mõni ütleks, nii nagu peab, nii nagu peab. Aitäh!
Külli Roosna, Kenneth Black, jee! Vägevad tantsijad, Pärnu parimad. Ja mitte ainult Pärnu. Saad. Ma ei tea, kas meie show on nüüd läbi. Kes soovib, see on tegelikult, see raam on nagu selline vaba, nagu te näete, sinna ei ole. Seal ei ole originaalis mingit teost, et selles mõttes siia võib igaüks astuda ja teha mingit oma asja. Et mikrofon on vaba. Aga meie kunstine juht näitab, et me peaks edasi liikuma Koidula pargi poole. Ja õhtul näeme Kuumoonis kell 10. Käimas on veel viimast päeva Pärnu kunstinädal ja nüüd saate osa luulekunstist kui sellisest. Ja siin on poeete koos Pärnust, Märjamaalt, Tartust, Tallinnast, võib-olla isegi veel mõnest suuremast kohast. Ja Mari-Liis Müürsepp loeb oma tekste. Esimene luuletus räägib ühest külastusest hambaarsti juurde. Selle nimi ongi hambaarsti juures. Istun toolis, lõuad pärani. Arst uurib, aga ei puuri. Hoopis kurdab, et ei näe mitte midagi. Issand, kuidas nii saab olla täielik pimedus? Väga ebaprofessionaalne, ütlen. Suhu pidite ju vaatama, mitte hinge. Ja kui teist mõned on mõelnud kunagi, mis tunne on olla luuletajaga koos, siis järgnev luuletus toob sellesse natuke valgust. Selle nimi on Volga.
valida endale kaaslaseks minusugune luuletaja on nagu osta retroauto. Jah, kaugelt võib ta olla kena silmitseda, iseloomuga ja puha, ootamatu, põnev. Aga lähemale tulles näed kulumisjälgi. Siit-sealt on värv koorunud lahti, paljastades roosteplekid. Katusele on keegi elajas jätnud korraliku mõlgi. Summuti ei tööta korralikult, pläriseb ööd ja päevad arusaamatus keeles ning vahel lahvatab kapoti alt üles leek. Jah, enne, kui valid minusuguse luuletaja, mõtle hoolega, kas ikka jaksad osta kõiki neid varuosi. Tere jälle. Mul võeti järjekord sassi, oodake, ma kohe võtan uuesti lahti. Nii. Kohe, natuke veel. Kui nainegi nõnda saaks. Võib-olla taheti öelda seda ainult enesele läbi märkide ja sünkroonsuste, nüüd reklaaminud enda sisekaemusi ja teeninud kopsakust kukrusse, endal silmavalged punaseks kulunud pimikutesse piilumisest, õhtukuma taga kallimate varjud kasvanud mälestustest üle, puhkuste ajakavas nördimusega, mis veidi teeskluse sarnane, avanud rinnahoidjaid ja heldimusega kinkinud erutust neile, kes nähtamatuse taga vajatute nimesid kandsid. Kallistus, suudlus ja enese poole pöördumine. Kunstiga võib kaugele jõuda, kui pole ootusi, lootusi, neid kiviga visatud seisakumomente, üle õhu vedamisi, näha veel vaid veidi ennast nendes pisarates mitte kurbusest, vaid tõelisest tundmusest, mis kaigub tuhandete aastate miljöös, ümber sünni tuuletuses. Nii on hõigatud välja, meelde tuletades, et tähtsus sünnib peale kauba. Palud või mitte, lasta nüüd lahti ja nuusutada neid kollaseid õisi Prantsuse balkonil. Vahemere süntsusetus kutsunud ühtima, krevetid mälutud, juustud sulanud päikese tavatus õrnuses, vein virgutamata kasvatanud heliumist, tiivad, laenatud neilt, kes võtsid vaevaks inimesega kokku kasvada, tänu taevale. Sealt tuleb järgmine, naeratus näol, arvamas luuletajast midagi. Päevast päeva, ööst öösse, punase sibula koored ummistanud vaimseid elamisi, proovinud armastada. Kordan, proovinud. Nende kunstilise väärtuse manamine nõutud vaid kõrgemalt, sellest ise vaid unistanud. Seal nende nimede ja numbrite, tähtede ja allegooriate varjus saab mõni oma tõelise vormi ja lubab endal olla eksisteerinud. See looja lammutab vana alati pärast uue loomist, kui see looja soovib olla muutusega ühtne. Muutus on ainus konstant. Võib-olla oleks hea, kui nainegi nõnda saaks. Seda ta mõtles ja mõistis, et vast juba ongi. Aitäh! Aitäh, Märt Sepper Tartust! Mina olen Leonora Palu. Ma loen mõned rahvusromantilised vastavalt siin pildiraamis olevale naisterahvale minu selja taga. Eesti tunnetus. Kivi tundub soe ja sammal sellel kuiv. Miks siis püsti tõustes tagumikus närv on püsti? Eesti märk on kõrsikud. Ei mitte orkester, vaid päris kõrsikud, mida toodetakse Pärnu Jaagupis. Ei mitte update'itud pakendis, kus on jänku peal, vaid ilusamast ehk koledamast papist kollase ja halliga.
see pakend toidab rohkem kui sisu. Jahu ja vesi, kokku segatud, küpsetatud ja jupitatud. Pole maitset, pole toite väärtust, aga näevad kuulilt vaesed ja askeetlikud välja. Kõrsikud on kuidagi tiksuma jäänud bränd, ajaloo auku kukkunud Eesti märk. Rahvusvahelisse prakku aeg-ajalt pudeneb asju, näiteks mõni rahvus või paar. Praod kasvavad kinni, suurrahvaste vahele jäävad sügelevad kohad. Laulukaar hakkas mõtlema. Kahju, et mul ust ei ole. Saaks sildi välja panna, mind ei ole kodus. Läksin merele, vabandan ebamugavuste pärast. Mul on siin enamasti täitsa tibens olemine, hingan värsket mereõhku, filosofeerin mõnikord Lasnamäe katedraaliga, lobisen kajakate ja russalkaga. Tuuletu ilmaga viskan paar vaimukat repliiki Naissaarele. See on minu seltskond, see on minu õnn ja rõõm. Vähemalt kord aastas aga topitakse mu suu inimesi täis. Katsu sa suu kurguni täis midagi öelda, no midagi, mis ma siin vahepeal mõelnud olen, näiteks riigikaitse küsimused. Ma ei tunne, et suudaksin seda ühele muruplatsile kokku tulnud Kungla rahvast kaitsta, kui keegi tahaks paar kärbest ühe hoobiga. Mulle ei anta sõna, inimesed tunglevad mu hamba vahedes, hingatagi raske, pigistad silmad kinni ja kannatad ära. Majal on uks, kaevul luuk, aga mina olen nagu kumminaine. Ma tunnen end väärikamana tegelikult, aga mind ehitades otsustati kinnise suu võimalusest loobuda. Ja nüüd loeb meile Rene Kiis Tartust, semiootik. Raamitud. Vaadake, kõik suured surnud luuletajad. Mina, tatine vibalik nolk, situn teie pärandi peale oma vigaseid värsse. Eks keerake hauas külge, oletegi juba kangeks jäänud. Igaühel on oma tõde ja mõnel on mitu tükki. Olen minagi sinna poole teinud juba mitu kükki, aga see minu tõde on väle nagu põder ja kui märkangi silmapiiril pole kaasas jälle jahipüssi. Muidu tõmbaks ta seda maid siruli, veaks lähimasse võssi, rapsaks kõri läbi ja nüliks maha naha. Tõe liha pistaks soolapütti, hea teinekord võtta, kui asi tõsiseks kisub. Ja siis üks luuletus Jeesusele. Ole nii kena ja sure palun minu eest. Saagu sulle osaks kena puidust kirst ja pidulik matus, kus minu lähimad sugulased ja sõbrad avaldavad teineteisele kaastunnet ja tõstavad mälestuseks toosti. Ise peidan end põõsasse, vaatan pealt ja itsitan pihku. Pärast laian kõrtsis, et vedasin kõiki haledalt ninapidi. Tõin jooki välja ja sevin mingit abiturienti. Öösel purjes peaga lähen lükkan kolinal hauaplaadi ümber. Täna kruubiputru keedan pidupäevaks Isamaa. Pensirahast sulle reedan, rohkem lubada ei saa. Sinna juurde mõnest kilust leivakatte lisan ka. Kõht lööb nurru sellest ilust, sinu rõõmuks Isamaa. Mõned tänavused suvetankad sobivad just siia Koidula park. Tartu poisina armastan Emajõge, unenäolisi Kreutzwaldit ja Koidulat.
viimas rahvast rannale. Udu kobrutab supeluse uulitsal nagu merevaht. Ikka ei harju mererõskusega siin Pärnus. Väristan õlg, puhates kõnnist pingil Koidula pargis, põlvedes munakivid Tartu Raekoja patsilt. Liisu Sall, nipp, napp, naba, sõna on meil vaba, sisust kui ei vabane, viisakas või labane. Nipp, napp, naba, abielu vaba, naiselik või mehine, liit või lahklehine. Nipp, napp, naba, kõik nii ajuvaba. Vaimuküpsus tunnistus, Eestis ainult unistus. Aga midagi tuleb Liidiale ka ju lugeda. 2 aastat tagasi, kui papa Jansen, tal oli 200 sünniaastapäev, siis kirjutasin tema stiilis luuletuse. Terre, kullakallis Eesti rahvas, seda luuletossa ärra parem loe. Selle sehkendaja pole vahvas, nagu Jürgen Rooste või siis E.A. Poe. Tema kisub kehvad riimid ritta, oma ninna ajab püsti nagu kukk. Vesipruuli moodi vaimu sitta, toodab krahvomaaniline hüppik nukk. Loll pea loodab ühel sõnaretkel, tabab teda looja valguskiir ja siis tollel helevalgel hetkel lehvib Eestimaale uus Shakespeare. Luuletajatel ei saa veel patareid otsa, aga meie kõlakast hakkab vist tühjaks saama, et on 1,5 tundi juba vastu pidanud. Et kui hästi ruttu saab keegi oma sõnumi veel edastada kosmosesse. Aga ühesõnaga, jälle, jaa, ikka, staarid peavad ikka saama oma sõnum edasi jälle. See on üks ajalooline luuletus aastast 2018, kui progressiivne inimkond otsustas kinni panna sünnitusmajad. Siis ma kirjutasin oodi progressiivsele sünnitusele. Inimesed sünnitavad metsas. Rase ajab reied rõuku ja päike paistab emakoja ukse lävele. Traktor sõidab sõnniku koormaga mööda ja talutaat muheleb. Sünnita, Eesti naine, sünnita. Mets on vaese mehe kasukas ja demokraatliku naise haigla. Sellest ütlen, tark kaitseb metsa. Aitäh. Aitäh, Aku, sa pidasid vastu. Oled oma jope. Ja olge head, kell 10 on meil suurem luuleetendus Kuumoonis, mis on aadressil Kuninga 32 endises Väravavahimajas, ilus maja. Ja, seal samas. Siin on üks maailma klassika, Sergei Yesenin. Ты мой друг, и не ной, и не ахай. Жизнь держи, как коня, за узду. Посылай всех и каждого нахуй, чтоб тебя не послали в пизду.